Ma olen kaitseliitlane, ma olen reservohvitser ja riigil peab olema ülevaade, kui palju on tal inimesi, kes on valmis, võimelised selle riigi vabaduse eest võitlema, mina kuulan nende hulka. Kaua sa Kaitseliidus oled olnud? Olen olnud 90. aastate praktiliselt algusest. Nii et ma julgen öelda, et ma ilmselt on ikka kasutaja või taasasutaja. Miks sa astusid Kaitseliitu? Sellepärast, et ma pean oluliseks, et iga Eesti inimene seisab oma riigi eest ja ma arvan, et sõltumata sellest, mis on sinu ametikoht, sõltumata sellest, kus sa ka ei tööta, sa pead olema igal hetkel valmis oma riiki kaitsma. Mis see tähendab sinu jaoks, et Eesti riik on 100-aastane ja Kaitseliit, kuhu sa kuulud, on Eesti sünnitunnistuse hoidja, nii nagu ta vahetevahel nimetatakse? No alustame Vabadussõjast. Ma olen päris kindel, et Vabadussõda võita ilma Kaitseliiduta ei oleks olnud võimalik. Kaitseliidu kaudu sai kaasata inimesi, kes ei olnud võib-olla regulaararmees ja tegevteenistuses. Ja nagu me seda nägime ka hiljem, tehti üks viga peale Vabadussõda ja Kaitseliit saadeti laiali, aga peale seda, kui Nõukogude Liit üritas 1. detsembril 1924 Eesti Vabariiki hävitada, siis Kaitseliit kutsuti taas kokku ja tean ka seda öelda, et 1940. aastal, kui Nõukogude okupatsiooni võimud üldse midagi kartsid, siis nad kartsid Kaitseliitu. Üks esimene organisatsioon, mille relvad käest ära võeti. Just nimelt. Ja kahetsusväärselt tehti seda Eesti enda võimude kätega. Kas sa igapäevatöös Toompeal Riigikogus ka puutud kokku riigikaitse küsimustega ja Kaitseliidu küsimustega? Ma ei ole riigikaitsekomisjoni liige. Ma olen ikkagi põhiseaduskomisjoni liige, nii et ma võin öelda, et igapäevaselt ei puutu, aga kuna Riigikogu tegeleb pidevalt ka kaitseküsimustega, siis ma ei saa sellest ka kuidagi kõrval olla.